Tere kõigile! Ootame veel paar minutit, et äkki veel tulevad mõned registreerunud. Siin laseme nad sisse, et ootame mõne minutikese ja siis hakkame pihta. Nii, ma arvan, et võime nüüd on paar minutit oodatud, et kes siin veel liituvad, laseme neid järjest sisse, aga hakkame meie pihta selle esimese poolega. Mina olen Margesimo Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudist ja tahaksin teile tutvustada sellist uut rahastusvõimalust Blue Action Panos. Räägin webinaari ajakavast või päevakavast, mis meil on siin, mis teemad me läbi käiksime, et kõigepealt siis räägime üldse Blue Action Panose projektist ja Mission Oceani visioonist ja eesmärkidest, mis on siis Blue Action Panose projekti kirjutamisega väga tihedalt seotud. Siis annan ülevaate avatud taotlusvoorust, vaatame üle abikõlblikkuse kriteeriumid, käime üle valikuprotsessi, siis tutvustan hindamiskriteeriumeid ja kuidas valmistuda taotluseks. Ja kõige lõpus siis teeks küsimused, aga küsimuste osas on veel, võib ka küsida tegelikult kohe, lehvitada siia webinaari või siis võib chati ka küsimuse panna. Oleme hästi avatud, et tegelikult võime täitsa teemade juures kohe konkreetseid küsimusi arutada ja siis võime ka teha lõpus veel täiendavat küsimuste vooru. Nii. Siis projektist endast. Blue Action Panos on siis Horizon Europe programmist rahastatud projekt ja selles on 18 projekti partnerit 11 riigist. Ta kestab kokku 48 kuud ja projekti koordinaator on siis Submariner Saksamaalt. Projekti enda maksumus kokku on siis 12,4 miljonit eurot. Siin on siis ülevaade kogu meie projekti partneritest, kes on siis Hollandist, Norrast, Rootsist, Lätist, Leedust, Taanist, Saksamaalt ja Belgiast.
Taustainfost veel ka, et see Horizon Europe on siis mõeldud Mission Lighthouse'id nagu aladele ja need ütleme, et missioonimajakate alad, mida on siis Euroopa Liidus 4 tükki ja meie kuulume siis Põhja ja Balti või Läänemere alla ja siis siia on moodustatud siis selline eraldi rahastusprogramm ja missioonimajakad ongi siis sellised alad, kus testitakse ja demonstreeritakse uusi ideid ja kaasatakse protsessi, innovaatilisi ideid ja kaasatakse protsessi kohalikke tegevusi, inimesi ja kogukondi. Et kogu see missioon, Lighthouse'i idee on tõesti, et kaasata innovatsiooni sinimajanduse valdkonda. Kuidas nüüd on seotud Blue Action Baanose projekt ja Mission Ocean, ongi see, et projekt on siis 4-aastane projekt, mis on suunatud kogukondadele ja see kõige suurem ülim eesmärk on siis taastada, kaitsta ookeanide, merevete, sisevete ökosüsteeme ja teha neid korda 2030. aastaks. Et siia alla kuuluvad nii mereveed kui siseveekogud, taastada ja kaitsta nende bioloogilist mitmekesisust, ennetada ja kõrvaldada reostust ja muuta kestlik sinimajandus süsinikuneutraalseks ja ringimajandusel põhinevaks. Et need on need 3 suuremat nagu ideed kandvat ala, mis peaks siis, kui kirjutate Blue Action Baanose projekti, et siis peaks nagu seda silmas pidama. Siin on veel kord siis rõhutatud seda, et projekt peab olema kooskõlas Euroopa Liidu missiooniga taastada ookeanid ja veekogud ja Euroopa rohelise kokkuleppega. Selle põhikandvaks ideeks on ikkagi bioloogilise mitmekesisuse säilitamine, saastamise vähendamine ja üleminek kliimaneutraalsele ja jätkusuutlikule sinimajandusele. Ja nüüd ongi nagu selle missiooni raames tahetakse siis tagada seda sujuvat üleminekut esimesest faasist teise nagu Baanose maja, nii-öelda lighthouse faasi ja Baanose piirkonnas. Ja siis on võtta juba kasutusele varases staadiumis katsetatud lahendused, laiendada neid edasi ja laiendada neid laiemasse konteksti. Kokkuvõttelt võibki siis öelda, et kõike seda rahastusmeedet või kannab ideed ühendada ja tugevdada erinevaid osapooli, kogukondi praktilise ja väiksema bürokraatia toetusega, et anda ja et rakendada uuenduslikke ja mõjusaid meetmeid ookeanide ja merede ja siseveekogude taastamiseks. Nii, ja nüüd juba täpsemalt siis Blue Action Baanose enda projektist. Projekt või siis ütleme, et see rahastusmeede jaguneb 2. On kogukondadele suunatud tegevused ja üleminekukavad. Ja nende mõlema siis tegevuse raames pakutakse tehnilist abi ja teadmiste siiret siis Blue Action Baanose projektimeeskonna poolt ja erinevate projektipartnerite ja ekspertide poolt. Ja eesmärk ongi siis pakkuda rahalist ja tehnilist abi, strateegiliste teadmiste jagamist, et toetada Mission Oceani eesmärkide elluviimist Läänemere ja Põhjamere Lighthouse piirkonnas või siis nii-öelda majakate ala piirkonnas. Nüüd väike ülevaade avatud taotlusvoorust, et siis esimene taotlusvoor on tegelikult juba avatud. See avanes detsembri
alguses ja avatud on siis või tähendab, see taotlus on voor kestab kuni 29. maini, aga siin on mitu erinevat etappi, millest ma nüüd natukene hiljem veel räägin. Nagu ma juba ennem ütlesin, taotlusvoor jaguneb kaheks. On võimalik taodelda toetlust siis community-led action sealt, see on siis kogukondadele suunatud tegevused. Need on siis väga konkreetsed tegevused, mida viiakse ellu, et vähendada saastet, taastada ökosüsteemi või leida lahendusi kestlikus inimmajanduse arendamiseks. Ja peab selle nii-öelda tegevuse raames peab kaasama vähemalt 2 partnerit konsortsiumi. Maksimaalselt võib neid olla 12. Toetust saab siis minimaalselt 200 kuni 2 miljonit eurot ja ühele partnerile kuni 500 000 eurot. Projekti toetuse määr on 100% ja projekti elluviimise aeg on kuni 2 aastat. Siis teine suund selle rahastusmeetme all on Transition Agendas, see on siis üleminekukavade koostamine ja selle raames need on siis suunatud või see rahastusmeede on suunatud tegevuskavade koostamiseks, roadmapide koostamiseks, igasuguste kogukondi ühendavate plaanide tegemiseks, pikaajaliste strateegiliste plaanide tegemiseks. Ja selle raames kui seda taodelda, peab konsortsiumis olema 1 kuni 3 partnerit, et seda võib teha ka täiesti üksi. Toetus on kuni 100 000 eurot ja ühele partnerile maksimaalselt 60 000 eurot. Toetuse määr on siin samamoodi 100%, aga projekti elluviimise aeg on natukene lühem, 18 kuud. Põhireeglid, et üldse taotlema tulla ja et taotlust esitada on siis need, et eesmärgid oleksid kooskõlas Mission Ocean Watersi eesmärkidega. Taotlejad peavad olema asutatud Panos riigis, sellest räägin ka natuke hiljem, ja või siis riigis, mis on Horizon Europe's liikmesriik või assotsieerunud liik. Taotlus võib hõlmata mitmeid tegevusi ühes või mitmes Panose riigis ja projekti mõju peab kindlasti olema siis Panos piirkonnas. Konkreetne rahastusmeede on suunatud, siin on siis välja toodud kõik võimalikud erinevad kogukonnad, kes veekogude ääres toimetavad, et siin on mõned näited, näiteks siis sadamad, sealhulgas ka siseveesadamad, saared, veekogude äärsed omavalitsused, omavalitsuste liidud, kogukonnad, kalandus, vesiviljelus, kogukonnad, seal võivad olla nii tootjad, töötlejad, jaemüüjad, muud sinimajanduse esindajad, laevade omanikfirmad, operaatorfirmad, veemajanduse reostuse vähendamisega tegelevad kogukonnad, kodanike haridus, teadus, innovatsiooni algatused, mis aitavad siis kaasa mere- või sisevete seirele või taastamisele, põlisrahvaste traditsiooniliste teadmiste hoidmiste kogukonnad ja kes siis tegelevad samuti mere- ja sisevete säästva kasutamise ja majandamisega. Sinimajanduse, tehnoloogia ja digitaalse innovatsiooni arendamise kogukonnad, kes aitavad kaasa seirele, andmete kogumise, uuenduslikele meetmete väljatöötamisel, planeerimisele või ringmajandusele. Kultuuripärand ja merega seotud kogukonnad, kes edendavad siis veekogude tundmist ja traditsioonilisi meetodeid. Ettevõtted, organisatsioonid, kes edendavad kaasatust, oskust, tööhõivet sinimajanduses, kohalikud tegevusrühmad, mida kirjeldatakse kogukonnapõhiste kohaliku arengu strateegiates, et ühesõnaga see valdkond, kellele suunatud on päris lai ja siin nagu mingeid kitsendusi ei ole, et põhiline on see, et oleks seotud kas siis sise või siis meie mere või ütleme, et Läänemerega. Ja.
Nüüd räägin projekti abikõlblikkuse hindamisest, et mida tuleks taotluse koostamisel tähele panna. Et käiksime läbi erinevad teemad siis, et milline see abikõlblik taotleja on. Et peaks vastama küsimustele, millise kogukonnaga oled seotud, kas see kogukond on oluline Blue Action Paanose projektist lähtuvalt, mis tüüpi organisatsioon olete, kus on taotleja asutatud, kas ta täidab Mission Ocean and Water eesmärke, kas projekti mõju avaldub Paanos piirkonnas ja kas projekti tegevused on abikõlblikud. Võimalik huvide konflikt kontrollitud ja puudub. Et kõigepealt siis tulekski määratleda, et milline kogukond sa oled, et kas sa oled siis kohalik omavalitsus, omavalitsuste liit, kohaliku arengu, looduskaitse, keskkonnakaitse esindaja, säästva mereressursside, sinise majanduse tegelevad MTÜ-d, sihtasutused, kutseühingud, haridusasutused, teadusorganisatsioonid, kohalikud ettevõtted, väikeettevõtted, idufirmad ja teadmiste vahendajad, ühistud, isegi finantsasutused, ühistud, mis toetavad investeeringuid ja kohalikku arengut või mõni muu juriidiline isik Paanos piirkonnas. Nüüd ma olen rääkinud kogu aeg sellest Paanos piirkonnast, et Paanos piirkond ongi siis Lääne- ja Põhjamere piirkonna riigid, et siia alga kuuluvad Belgia, Taani, Eesti, Soome, Saksamaa, Läti, Leedu, Holland, Norra, Poola ja Rootsi. Et kuna projektis on, ütleme, et kogukondadele suunatud tegevuste projektis on nõutud, et peab olema vähemalt 2 partnerit, siis on oluline, et see partner oleks kindlasti Paanos riigist ja loomulikult taotluse esitajana me oleme Eestist, siit oleme Paanos riigi osa, aga kui nüüd on mõni väga hea partner väljastpoolt Paanos riiki, siis tuleb arvestada sellega, et see mõju peab olema Paanos piirkonnas ja siis oluline on see, et peapartner peab olema registreeritud Paanos riigis. Veel kord siis, kui projekti mõtet, ideed kokku panna, tuleb vastata küsimustele, et kas see täidab Mission Ocean and Water eesmärke ja kas projekti mõju avaldub Paanos piirkonnas. Ja jällegi need 3 kõige tähtsamat üldisemat siis valdkonda, mille eesmärke peaks täitma, et sellest juba rääkisin alguses ka, et neid tuleb siis hästi silmas pidada, et projekti elluviimisega ühte neist eesmärkidest kindlasti täidetakse. Siin on mõned näited, et lihtsalt anda ideid, et mis valdkondades võiks neid projekte kirjutada. On näiteks rannikualade taastamine, tehisalade vähendamine sadamaaladel, looduslähedaste lahenduste kasutuselevõtt sadamaaladel ja rannikukeskkonnas, kaitsealade loomine, erinevate lahenduste kavandamine ja rakendamist suurendavad ranniku ja jõgede vastupanevõimet merevee taseme tõusule ja äärmuslikele ilmastikunähtustele. Ranniku ja kalandustegevuse planeerimise toetamine ökosüsteemile avaldatava surve vähendamiseks, looduslähedase infrastruktuuri arendamine, kohaliku algatuse toetamine ökosüsteemide arendamisel sidusrühmade ressursside haldamise valdkonnas, jätkusuutliku siniturismi toetamine ja veel 21 tükki. Et tegelikult see valdkond, et mis teemal või mida rahastatakse, on hästi lai ja siin ma soovitangi
tutvuda rohkem või täpsemalt tehniliste tingimustega projekti koduleheküljel, et kõik need toetatavad tegevused läbi käia ja lugeda ja vaadata, et see läheks kokku teie ideega. Ja siin siis kõrval veel mul on välja toodud transition agenda, see on siis üleminekukavade võimalikud plaanid või tegevused, mitmeaastate tegevuskavade koostamine näiteks ringimajanduslikus inimmajanduse jaoks, jällegi sinise turismi jaoks mitmeaastaste tegevuskavade koostamine, roadmapide koostamine, mitme sidusrühma CO2 vähendamise tegevuskavade koordineerimine mere ja jõe ja sisemaa logistika valdkonnas ja samamoodi see sadamate piirkonnas ja veel 14 idee või ütleme valdkonda, mis on abikõlblikud, et kui toetust kirjutate või taotlust kirjutate, siis kindlasti peaks leidma ühe punktikese siit sellest terms and conditionist, mis teiega suhestub ja siis teie projektiga ja siis sellest lähtuvalt ehitada üles ka siis oma projekti taotlus või vaadata, et see täidaks neid nõudeid. Abikõlblikud kulud, hästi tüüpilised Euroopa Liidu poolt rahastatavate projektide kuludele, aga need tulevad ikkagi Horizon projektide põhimõtetest või põhialused tulevad Horizon projektide rahastamise alustest. Et abikõlblikud on tööjõukulud, lähetuskulud, asjade hankimise, teenuse ja tööde tegemise ja tellimise kulud, investeeringud on ka abikõlblikud, aga kui investeeringuid te saate teha, siis community-led actions või ütleme, et siis kogukondale suunatud tegevuste raames, aga seal tuleb arvestada sellega, et abikõlblik on ainult siis projekti elluviimise ajal olev või arvestatav amortisatsioon sellest investeeringust. Et näiteks kui investeeringu eluiga on 15 aastat või 10 aastat, siis sellest ainult see 2-aastane amortisatsiooni kulu on projekti raames abikõlblik. Samuti saab lisada projekti eelarvesse juurde üldkulud, mis on 25% kuludest. Siis võib veel siia juurde öelda, et tegevusi rahastatakse lampsam põhimõttel, et hästi suur tähelepanu tuleb pöörata siis eelarve ülesehitamisele, kuidas see on tegevustega seotud, ja hiljem rahastamine toimub siis tegevuste elluviimise põhimõttel ja otseselt kuludokumente ei kontrollita, et selles suhtes ta on nagu administratiivselt ja ütleme, et vähekese lihtsam ja bürokraatiat võiks olla natukene vähem. Milline on abikõlblik taotleja, et tuleb kontrollida kindlasti, et huvide konflikti ei oleks partnerite vahel, et kuna siin see on suunatud sellist või siin pigem eelistatakse või on nõutud mitme partneri olemasolu konsortsiumis, siis peab vaatama, et ei oleks rahalisi või isiklikke suhteid siis erinevate partnerite vahel. Nii omandisuhete valdkonnas, et ei oleks ei omaks siis üks omanik osasid erinevatel või aktsiaid erinevatel partneritel või ei oleks omanik MTÜs näiteks või sihtasutused, kes on loodud. Samamoodi perekonna isiklikud suhted, et need ei oleks erinevate partnerite vahel. Materiaalsed rahalised suhted ja töösuhted, koostöö või kehtiv tsiviilõiguslik leping erinevate partnerite vahel. Ja juriidilised suhted, mis võivad siis tekitada põhjendatud kahtlusi valikuprotsessis osalevate isikute erapooletuses. Et seda peab ka siis vaatama, et ei oleks.
Ja kui on just olnud töösuhted või mingid lepingud, siis seal erinevate partnerite vahel, siis need, kui olete ühes partneri organisatsioonis ennem tööl olnud ja nüüd esindate teist, siis see peab olema siis 3 aastat varem peab siis olema näiteks töösuhe teises partnerorganisatsioonis lõppenud, kui teiega kaks seotud partnerorganisatsiooni näiteks peaksid taotlema olema ühes taotluses. Ja ajalised piirangud loomulikult ei kehti siis perekonna isiklike suhete puhul, et need on kogu aeg. Et neid lihtsalt ei tohi olla ja kui on seal ikkagi tuvastatakse huvide konflikt väljastpoolt või hindajate poolt, siis seda hinnatakse üksikjuhtumite kaupa. Siis mõtlen, et siin on üks kirjaviga ka taotleja, et abikõlblik taotlejad, kas üks juriidiline isik võib osaleda mitmes konsortsiumis. Et tegelikult on niimoodi, et võib küll olla kahes erinevat näiteks taotluses, aga kui rahastust saavad mõlemad projektid, siis ühes projektis ta saab osaleda ainult ilma eelarveta. Ja kahe erineva tähendab ongi, et see on siis ühe rahastusmeetme raames, et näiteks Community Led Action, see on siis kogukondadele suunatud tegevuskava raames, võib olla küll, aga raha või eelarve siis jagub ainult, siis peate valima, et millises projektis tahate osaleda. Ja kahe erineva rahastusmeetme raames, et kas nüüd osaleda kogukondadele suunatud tegevustes projektis või siis üleminekukavade koostamises, siis tegelikult seda olla ei saa, peab valima, kas esitate taotluse siis tegevuste programmi või siis esitate taotluse üleminekukavade tegemiseks. Nüüd väikene ülevaade ka valikuprotsessidest, et ma juba, nagu ma juba ütlesin, et taotlusvoor juba käib ja edasi saab nüüd minna nii, et kui siit midagi kõnetas, on mingi projekti mõte olemas, mida võiks teha selles valdkonnas, siis tuleks koostada lühike projekti idee vorm. Ja see tuleks esitada hiljemalt 16. märtsiks kella 5 siis Brüsseli aja järgi, siis meie aja järgi siis kella 4 Eesti aja järgi on ju. Ja see on väga lihtne selline, ütleme, et 1,5–2-leheküljeline vorm, seal on ette antud sõnade maht, et see ei ole üldse väga pikk, kus siis tutvustada põhiideed, oma projekti põhiideed, kes võiks olla need partnerid, mida te teha tahate ja siis seal on ka esmane eelarve ära näidata, seda üldse ei hinnata, aga selle esitamine on kohustuslik, et üldsegi jõuda järgmisse etappi ja see järgmine etapp on see, et teile määratakse siis konsultatsioon veebipõhiselt circa 30 minutit, sinna kaasatakse Blue Action Paanose eksperte, see on taotleja toetamiseks, ei hinnata, kuid siiski on kohustuslik, et esitada täistaotlust. Täistaotlus on siis palju mahukam, et peale konsultatsioone tegelikult antaksegi tagasisidet, et kas on mõtet üldse kirjutada täistaotlust, et selles suhtes on ka see rahastusmeede väga hea ja lihtne, et ei pea kohe alguses panustama suure taotluse kirjutamisse palju energiat, et antakse tagasisidet juba esmases faasis ja kui te jõuate sinna täis taotluse kirjutamise faasi, siis see tuleb esitada 29. maiks ja seda siis hinnatakse kahe erineva eksperdi poolt. Kõik see taotluse info ja taotluste esitamine on veebipõhine. Selleks tulebki minna Blue Action Paanose koduleheküljele ja sealt te leiate finantseerimisvõimalused ja seal on siis veebipõhised need vormid, ideevormid ja täistaotluse vormid.
ja esitada tuleb jah veebipõhiselt ja taotlus on inglisekeelne. Hindamisprotsessist ka natukene, et lõpliku taotluse, nagu me juba enne ütlesime, et siis projekti ideevormi ei hinnata, seal lihtsalt antakse tagasisidet, on konsultatsioon, aga kui on lõplik taotlus, siis kõigepealt hinnatakse projekti vastavust ja abikõlblikkust, siis juriidilise ja projekti informatsiooni põhjal ja siis sellele järgneb sõltumatu sisu hindamine, et kas projekt on relevantne, oluline, vastab tehnilistele tingimustele, eesmärkidele, Mission Oceani eesmärkidele, milline on täideviimise, projekti elluviimise kvaliteet, projekti plaan, vaadatakse, kuidas kui eetilist on eesmärk, millised on ja kuidas plaanitakse seda projekti ellu viia, vaadatakse, kuidas hallatakse ka isiklikke andmeid ja informatsiooni ja hindamiskriteeriumid on praegu siin üleüldised, aga põhimõtteliselt 3 tükki võib välja siit, 3 punkti võib välja tooda, hinnatakse siis projekti olulisust, selle ambitsioonikust, asjakohasust, vastavust rahastusmeetme eesmärgidele ja oodatavate tulemuste suhtes. Hästi hea, kui saate kaasata ka või nii-öelda teha mingit innovaatilist lähenemist, et mis on piirkonnapõhiselt midagi uut. See annab kindlasti plusspunkte juurde. Ja antud lähenemisviisi siis põhjendatus ja kavandatava metoodika usaldatavaväärsus ja teostatavus. Mõju, siis konkreetne mõõdetav mõju just tegevustele suunatud rahastusmeetme raames välja tuua need näitajad, kui palju näiteks puhastatakse mingit reostust või eemaldatakse või CO2 vähenemine, midagi sellist. Siis on sotsiaalne mõju, majanduslik, tehniline mõju. Lisaks hinnatakse siis ka projekti elluviimist, et milline on projekti tööplaan, kas on olemas ressursid, et kuigi ma ennem ütlesin, et see projekti, ütleme, et rahastus on iseenesest hästi lihtne, et on tegevuspõhine ja ta on lampsam meetodit, nagu kasutatakse, tuleb need tegevused endal kõigepealt ellu viia, ise neid finantseerida ja rahastus on tagantjärgi, et kui tegevus on ellu viidud ja ütleme, et rahastus toimuks siis kolm etappi on, et esialgu 10%, siis oli vist järgmine etapp oli 40 ja siis oli 50 äkki see lõpp või oli 50 ja 40. Selle saab täpselt järgi vaadata veel. Siis vaadatakse ja hinnatakse, milline on meeskond ja kuidas on kogukonnad ja kodanikud kaasatud. Ja loomulikult vaadatakse ka, et kuidas on, milline on või kuidas on see eetikaga seotud ja et täidab kõige paremaid eetikanorme. Sõltumatu hindamine on siis 2 eksperti hindavad ühte projekti, kui neil jääb nõu ja teadmisi väheseks, kaasatakse ka täiendavaid eksperte, küsitakse eksperthinnad, kuid kõigil on ühtne hindamissüsteem. Hindamisskaala on siis 0-5 ja kõik, või tähendab, ongi, et need projekti erinevad, ma panen siit juurde just, jah, et hinnataksegi siis 3 skaalal olulises, mõju ja elluviimise võimekus ja kriteeriumi lõplik skoor siis peab olema vähemalt 3, 2 hindaja keskmine punktisumma peab siis olema 3, et see on lävend ja et projekt saaks rahastatud, siis kõige 3 mõju või projekti mõju hindamise skoor peab olema vähemalt 10 punkti. Et siis on lävend täidetud. Ja loomulikult siis raha saab see, kes saab rohkem punkte. Ja. Kuidas valmistuda lõpliku taotluse esitamiseks?
kõige tähtsamad asjad ongi siis siin kirjas. Külastage kodulehte Blue Action Panos.eu, lugege sealt läbi hästi tähelepanelikult tehnilised tingimused. Kui tekivad küsimused, võite inglise keeles kohe kirjutada helpdeski, see projekti helpdeski, kes on siis selline ettevõte nagu Funding Box, kes on konkreetselt vastutav rahastamise ja vastavuse hindamise poolt. Ja kui eesti keeles tahate nõu pidada, siis võite kirjutada mulle. Ja ma edastan siis suhtlen ise Funding Boxiga. Veel olulised verstapostid taotluse kirjutamiseks, et ilma projekti idee vormita, esitamata ei ole rahastuse taotlemine võimalik. Siis ei saa toimuda konsultatsiooni, ei saa esitada täistaotlust, mida ei saa hinnata, ei saa rahastada. Veel kord siin, et see taotluste projekti idee vormi tähtaeg on 16. märts. Peale seda siis määratakse konsultatsioon. Ja tegelikult ma soovitan projekti ideevorm võimalikult kiiresti ära esitada, siis me saame juba alustada konsultatsioonidega ja ma ise arvan nii, et mida varem, praegust on väga vähe veel taotlusi esitatud, et mida varem esitada, siis ikkagi jääb nendele hindajatele, tutvustajatele nagu rohkem meelde või tähendab konsultatsiooni, kes teevad, saab nagu rohkem tähelepanu. Et projekti kirjutamisega võiks alustada tegelikult kohe. Veel edasi tähtsad kohad, kus seda projekti või rahastusmeedet jälgida, on siis projekti kodulehekülg, on LinkedIni lehekülg, vaata järgi ka webinaare, mis on toimunud inglise keeles, et neid on võimalik järgi vaadata, need on siis üleüldised olnud ka projekt või selle programmi rahastuse kohta ja samamoodi seal on tehnilised seminarid olnud, webinarid olnud ja ka sellised inspiratsiooniseminarid. Et võiks ka neid vaadata, et ideid korjata. Siis kuna see rahastusmeede on suunatud just nagu kogukondade ühendamiseks ja kui teil nüüd ei ole projektipartnerit või tahaksite otsida seda, siis soovitame teil ühineda ka sinimajanduse kogukonnaga ja Blue või community on Blue Biomatch, siin on ka see kodulehekülg olemas, et tutvustada ennast seal ja kas võib ka partneri otsimiseks võib seal kodulehel ringi vaadata. Nii, need tähtsad kuupäevad ma käisin siin üle veel ja siis lõpliku taotluse esitamine on siis enne 21. või 29. maid. Siin siis veel kord sellest, et kes otsib partnerit, registreerige ennast Blue Biomatchi koduleheküljel, see registreerimine on hästi lihtne, vaadake seal ringi, kes seal on, et kes selles valdkonnas toimetavad ja Euroopas võib-olla leiate sealt koostööpartnereid. Ka muudeks tegevusteks, et see on väga põnev keskkond. Nii, ja veel siis juurde, et nüüd veel tulemas on üks inspiratsiooniseminar inglisekeelne, selleks, et seal seda kuulata, peab siis registreerima ennast Blue Action Panose kodulehekülje peal. Ja see on 18. veebruaril. Ja see nüüd olekski praegust lühikene ülevaade rahastusmeetmest. Kui on küsimusi, siis oleme väga avatud, ootame, vastame. Ja nii, nüüd kas peaks olema? Nüüd. Nii, Meelis. Tervist, Marge. Tere, ja.
ma tahtsin seda küsida, kui on mingid MTÜ-d näiteks, kas seal on kuskil midagi sellist ka öeldud, et milline ta nii-öelda ajalugu peaks olema, et millal ta moodustatud on ja mis ta on need senised mahud ja või noh, palju ühesõnaga seda taotleja, seda CV-d vaadatakse seal või kas sa oskad midagi arvata sellest? Selles mõttes ma saan seda öelda, et kuna ka startupid on toetatud, siis tegelikult see ajalugu ei ole võib-olla ehk nii oluline, aga loomulikult, kui see ajalugu on ilus ja suur, siis see kindlasti tuleb kasuks aga neid CV-sid vaadatakse küll siis, kui on just see projekti meeskonna kokkupanek, siis päris need elluviijad, nende CV-d võiksid küll olla korralikud või et on kogemus olemas projektide elluviimisel, et see kindlasti annab rohkem punkte juurde. Aga taotleja osas, et kuna ka idufirmad või need startupid on teretulnud, siis tegelikult seal mingit ajalist või mingit tohutut ajalugu ei oodata. Küll aga, et kui on keegi alles asutatud, siis tekib alati ikkagi küsimus selles, et kust ta saab need finantsid, et need tegevused tuleb endal ennem ära rahastada, siis saab nad tagantjärgi. Tegevuste põhine on see rahastamine. Et siis peab olema hästi valmis seda seletama, et kuidas on tagatud tegevuste finantseerimine. Noh, aitäh. Ja. Siis chati võite ka kohe küsida, et chatis on ka tulnud paar küsimust. Eesmärkide mullikast 3 on täpselt sama tekstiga. Mis see 3. eesmärk siis tegelikult olemas peaks? Ahaa, võib-olla siis läks kuidagi täiesti kopeerimisega jäi. Ma võtan korra need mullikesed lahti, kas need mõlemad said siis, võin nii kaua järgmist küsimust vaadata, et rahastuse protsent on 100%, toetuse protsent, et omaosalust ei ole. Ja küsimus on veel, et kas meetmel on miinimumsumma, et meetmel on küll miinimumsumma, et siin ongi, meil on 2 erinevat meedet, on see tegevustele suunatud meede, seal on miinimumsumma 200 000 eurot ja tegevuskavade koostamise meetmel on miinimumsumma 50 000 eurot. Nii, vaatame nüüd korra veel üle. Vaatan korra, et ega mul ka nii täpselt need eesmärgid peas ei ole. Aha, siin tõesti on kogemata jäänud 2 tükki on ühesugused, aga ma võtan lahti need esimesed, kus olid need tegelikult uuesti kirjas. Võtame kas siin ka. Niimoodi, jah. 3. kastike pidi olema siis muuta kestlik sinimajandus süsinikuneutraalseks ja ringimajandusel põhinevaks. Et lisaks siis sellele, et ennetada ja kõrvaldada ookeanide merede veekogude reostust ja kaasta ja taastada merede siseveekogude ning bioloogilist mitmekesisust suurendada. Ja. Nii, kas on veel küsimusi? Siin on käsi, ma pean, oota. Ja kuidas me seda saame? Mul on käsi püsti, ma lihtsalt siis küsin. Jah, küsi. Tere, Anneli Holmsipool. Mul on selline küsimus, et ma saan aru, see LAMP-SAMM makse põhineb siis tegevuste elluviimisel. Kas nüüd need tõendid, mis rahastajale esitatakse, me teeme ise ettepanekud, et me esitame siis mingi aruande või fotod või mis iganes see on, eks ole. Ja siis, kui see on ellu viidud, me esitame need ära, siis toimub makse. Kas ma saan õigesti aru? Täpselt nii ongi, et te olete näiteks, et kui te tahate midagi taastada, näiteks kui teil on see tegevustele suunatud meede, küsite seal raha, tahate midagi taastada, siis määrate ära selline ala, pärast sellest pilt,
või siis või noh, et jah, et kuidas seda siis saab määratleda, et see on nüüd tehtud lisaks sellele, et te ka kirjutate, et meil on tehtud või siis on, et kui on see üleminekukavade koostamine, et kui seal on koostatud või tehtud mingid üritused, kaasatud kogukondi, siis seal on samamoodi, et üritus tehtud, osalejate nimekiri, sellised nagu tõendusmaterjal tegevust läbi viidud või tegevust jah, tegevused tegemist tõendavad materjalid jah, aga need jah, saab nagu ise juba seal, kui te seda eelarvet teete, siis mõelgegi niimoodi läbi, et selline tegevus, kuidas ma seda tõendan ka, et mis selle juurde, aga need ettepanekud jah, tuleb ise teha, ise läbi mõelda, et mida siis on pärast ka lihtne ja mida te saate esitada, et ei tekiks küsimust, et teil see tegevus on poolik ja pole ellu viidud. Ma küsin kohe ühe küsimuse veel, et mis puudutab nüüd, kui MTÜ-d, eks ole, MTÜ-d teatavasti Eestis ei ole väga nagu jõukad, et kui sinna põhjendusena kirjutada seda, et KIK-ist on võimalik taotleda siis sildfinantseerimist, siis projektide elluviimiseks. Kas kui seda lepingut KIK-iga taotlemise hetkel veel ei ole, kas see on nagu piisav põhjendus või selline plaan rahastaja jaoks, et seda sinna tuua või peaks juba olema KIK-i poolt mingisugune kommunikatsioon või suhtlus nagu ette näidata? Peaks ja, et see oleks kindlasti väga hea, et kui teil see kommunikatsioon ja suhtlus on ette näidata ja kindlasti see KIK-i sihtfinantseerimise või sildfinantseerimise programm siia sobib väga hästi. Selge, aitäh. Ja. No nii, kui praegust rohkem küsimusi ei ole, siis tegelikult mina olen kogu aeg olemas. Mulle võib helistada, kirjutada. Ja, Meelisel veel on üks küsimus. Ja. Nii, katsume avada. Nii, jah. Mul üks küsimus on. Ja. Meil on alati see küsimus, et kui kõva võistlust seal võiks eeldada, et mitu protsenti või kuidas seda kirjeldada, et kui suured šansud seal on, ütleme, et 100-st 1 saab või saab 5-st 4 või? 100-st 1 kindlasti, et tegelikult praegu ma võin sulle öelda, et tegelikult me ei tea, mis sinna 16. märtsiks tuleb, aga ütleme, et praeguseks hetkeks seal on 10 taotlust, ütleme, ühes programmis ja 10 teises, aga mulle tundub, et kõik hakkavad praegust alles veel kirjutama, et niimoodi ta kujuneb, et ma nagu selles mõttes ikkagi väga nagu julgustan teid kirjutama vähemalt seda projekti idee vormi. Et see on lihtne, see ei võta teil palju energiat ja aega ja siis, kui selle etapi juba läbite, võt siis on nii, et siis saab juba et kas peab panustama rohkem või ei pea. Et mulle endale tundub, et ta ikkagi see sinimajanduse kogukond ei ole väga suur, et seal nüüd nii meeletut konkurssi ei ole, aga mine sa tea, võib-olla ma eksin ja praeguse hetkega ei ole, et ongi, et pigem nagu ergutame kõike, et tulge taotlema. Aitäh. Nii, ma arvan, et vist meie täname omalt poolt siit teid kõiki, et te leidsite aja tulla kuulama ja kui on veel täiendavaid küsimusi, kirjutage otse, vaadake ikkagi ka projekti seda Blue Action Baanuse kodulehekülge, lugege need tehnilised tingimused läbi taotlemiseks ja esitage projekti idee taotlusi. Mis muud?
et soovin teile kõikidele jõudu ja kõike head ja head päeva. Aitäh! Aitäh, head aega! Nägemist!